Ütlema, et suhtlemistreeningud peab iga inimene läbima juba lapsepõlves koolis, võib-olla algklassides, et nad õpiksid suhtlema omavahel, sellepärast et see, mida mina näen, see töö, mida mina teen praegu, see on tagantjärgi tehtav töö ja tegelikult seda ei, mul on juba kahju, et seda tehakse hilja. Seda tehakse juba siis, kui inimene on pool elu võib-olla elanud ja ta ei õppinud elementaarsed asjad, kuidas läbida suhtlemissituatsioone. Et tahaks, et need treeningud, need õppimised oleksid juba varasemas eas, et lapsed juba õpiksid, võtaksid kaasa. Et samu erinevaid tehnikaid, kuidas iseendaga toime tulla, kuidas teiste inimestega, reaktsioonidega toime tulla ja et see oleks tõhusam, efektiivsem ja mis on kõige olulisem, lihtsam inimese jaoks. Daniela and I were sent here by the national branch of WILDM, UILDM, in order to be European volunteers. The EVS, European Voluntary Service, is a program that belongs to the Youth in Action program that is sponsored by the European Commission. And we are supposed to stay here from April 15th till June the 8th. And our mission is to participate in a program called Awareness Raising and actually Awake Senses. Our mission will be that of doing some awareness raising programs in order to show people that disabled people are just as normal as everybody else, that we can travel and that we can be volunteers ourselves. I think it's a great experience, because we are living together with 6 other people. We are 4 people from Spain, 3 people from Italy. When I came here the very first day I arrived at the airport, I was amazed because the people who helped me to get down the plane were really, really helpful. And I had 2 wheelchairs, not just this power wheelchair, but also the manual one. So it could have been very hard, but they were really, really helpful. And I tried to tip the guy to thank him because he was very nice. And he just replied, "This is our way of being nice," which I liked very much. But I have to say that I still think that Estonian society has not included disabled people so far, because I haven't seen any disabled people around except for one person in a wheelchair once. And I think that is because there are still some architectural barriers, especially in the old town. You cannot enter like in any shops. And more than that, there's still a stigma somehow that disabled people are supposed to maybe live and stay in their homes.
I think there's still a lot to be done about awareness raising and having like disabled people just around normally, because so far I've seen many only when there were like special events. For instance, in Solaris 2 days ago there was a special event for blind people. So I think here in Tallinn at least you have a really powerful active citizenship, so people can improve a lot, but there is the need to let disabled people know that they can go outside, and probably it's also a matter of money and policies. So I think that probably the government should like make more efforts to make sure that everybody has the right to move, to get out of his or her apartment, and to just to be as free as any other person. I was very impressed by seeing how many different activities CIPIC does, especially about accessibility. I found out that there's a special site where you can choose the place where you want to go, and you can know if it's accessible, if it's only partially accessible, where you can find disabled toilets. And this is something we should do in Italy too, for instance, because there's really a lack of information for most times. And I also liked very much the kind of sport that they do in CIPIC, that they kind of hang you on ropes and then you can fly. It's like flying. And Daniela and I will try to do this. And then we also had the chance to attend a conference, a seminar about psychological ways of better communicate with others. It was interesting on some ways, especially at the beginning, because even without understanding Estonian, we managed to create little groups and to do some teamwork in trying to find the differences and the similarities among people. And then actually we kind of left a little the side of the communication that was the main theme of the seminar, and we talked more about like how to interact in the best way with people. If we have a positive attitude, we can be more likely to meet positive people and to receive in turn positive attitude as well. So that was interesting. But what I mostly liked was that I had the chance to meet a woman representative for a National Union of Disabled Women of Estonia, and we exchanged contacts, and there again, it will be something that has an impact even after this EVS ends. Me käisime nendega üks õhtu väljas vanalinnas, siis järgmine õhtu, see oli pühapäev, ma saan oma sõbrannalt kõne kell 12 öösel, et oli näinud neid just mööda vanalinna tänavaid küsimas talt, et kus kohas see nimeta baar on. Et täiesti niimoodi ootamatult, et inimesed on iseseisvad, suudavad kõike ise teha ja on täiesti fun'i ja hakkamist täis, et see on positiivne näha, et inimesed täiel rinnal elavad ja naudivad oma elu. Siis võib näpp kinni jääda. Mis asja? Sul on ju minna kinni jäänud. Mul tuleb samast ennast välja tagasi. Siis võtate tolmuharja, panete täpselt näpu peale niimoodi, lasete teise käe.
natukene läks tolmuseks tolmuari. See on ohtlik trikk. Oi, tervist! Tulge edasi. Kontserti oli veel alanud. Õigel ajal jõudsite. Keel on sul suust väljas. Keel suust väljas? Keel väljas? Sinul. Minu. Mida? Läh, tuud, mida sa tead? Hiidin selja taha. Hiljatanud. Korras. Tähelepanu! Это смешно. Может, тебя испугать? В обратную сторону. See Philip, tšiki, ma tahan. Palun vabandust. Pange silmad kinni, ei tohi vaadata. Hakkame minema, me ei tohiks siin üldse minema. Kontsert. Suvevalss. Stopp! Praegu hakkad koristama. Ja me pidime peale kontserti koristama. Tuud, mis sa jäänud? Tuud. Suur tolm oli peas. Oli ju tolm peas, ei ole tolmu peal. Oi. Kuule, sa müts silma peal. Mida? Sa ei näe, et sul on müts silma peal. Ei näe. Ma räägin, sul on müts silma peal. Mul oli müts silma peal, ma ei näinud mitte midagi. Rääkisingi sul. Kõik panevad silmad kinni niisuguseid asju ei vaata. Aga mulle? Lihtsalt kähkuli ja ilma selleta. Jah. Väga mõnus on pikutada. Ossa. Massaaž. Võib olla väike, aga võib olla ka suur. Kes tahab proovida? Trikimehi pole üldse, ma vaatan. Trikimehi pole. Tule teeme ühe triki. Mina? Sina tuled või? No tule. Väga tubli. Tule meie juurde. Tervist. Tere. Nii, Keera niipidi. mis su nimi on? Mis su nimi on? Alli.
Ahah, juba kõike. Sa ei tehtud. Üks asi veel, tule korraks siia. Me unustasime kõige tähtsam asja triki juures. Nii, seisa niimoodi. Vaata, kus kõik publik on ja kummardame publikule. Ai, sa hüppad, oota. Nii, tead, kus kummardame? Kummardame niimoodi. Pane siia, teine pane siia. Nii, seisa. Nii, sellega pane siia. Olli, seisa. Vaata ülesse. Tubli oled. Tule sina. Väga hea mõte. Nii, härra, tervist. Mina olen Piip. Mis sinu nimi on? Villu. Villu. Väga ilus nimi. Kas proovime seda sama trikki? Jah, see on hea mõte. Nii. See on natukene ohtlik trikk. Astu siia põlve peale. Väga kerge. Üks jalg pane siia. Teine siia. See põlved selgeks. Ja hüppe alla. Ja kummardus. Hästi tehtud. Vaata see asi, et naer on terviseks, see on ju ammu aega teatud ette juba ja see vist isegi tähtsad teadlased on selle välja uurinud ja mõõtnud välja, et mis kõik veres tõuseb siis, kui sa naerad, millised lihased sul töötavad, kui sa naerad, need on hoopis teised lihased, mis sul nutulihased on näiteks. Nutt väsitab, naer ergutab, et nii see on. Aga ma usun, et hea tuju on üks väärt kraam ja see aitab üle igasugustest olukordadest ja kui me saame ja kui meie etenduse ajal mõnel inimesel läheb natukenegi tuju paremaks, siis me arvame, et me oleme saanud hakkama. Meil ükskord oli niisugune tore juhus, me käisime Heleni koolis esinemas ja seal on täitsa erineva puudega lapsi ja nad on liitpuudega ka seal, et mõned ei näe, mõned ei kuule, mõned ei näe ja ei kuule ja mõned on nii, et nad ei saa liikuda ka veel sinna juurde. Ehk nad nagu tajuvad ilma, aga muidu nagu sellest väga osa ei võta. Ja siis oli üks õpetaja, kes oli siis ühe sellise lapsega meie etenduse ajal seal. Nendel on muidugi see spetsiaalne põrand, mis kõik annab edasi, mis selle kohta? Vibratsioonipõrand, mis annab edasi nendele, kes ei kuule. Aga siis ta ütles, et see laps, kes tavaliselt ei liiguta ühtegi lihast näos, oli oma naerulihaseid kasutanud ootamatult, mida ta ei olnudki kordagi näinud selle aja jooksul. Nii et see ta tajus seda, mis ümberringi toimus ja ma loodan, et ta sai ka emotsiooni. Ta tajus seda, kuidas teised elasid kaasa. Ja. Kes siis kuulis või kes siis nägi? Haite püsti. Kohe saab korda. Oppara! Piipa ei näe midagi. Istaus. Ütelge koon nüüd siis. Ja. Koon. Näegu hästi. Teeme ühe konna veel palun. Ja. Koon. Aga te võite ütelda ikka, eks ole. Ja. Koon. Väga hea. Esimesed sõnad teevad nii. Proovime. Ja. Veel kord. Väga hea. Hakkab tulema. Ei ole vaja pabistada, lihtsalt niisugused sõnad on, et peab keelt näitama. Ma saan aru küll, et siin suuremalt pabistama. Järgnevalt esineb ühendkool. Koonnalaul. Dirigeerib minu väga hea sõber ja naaber Piip. Nii. Ütles väike roheline konn, ütles roheline konn, väga hea. Ütles väike roheline konn ja ta laulis A.
umbes väike roheline konn ja ta laulis aga meie teame, et nääri-näärina, 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 meie teame, et nääri-näärina, konnad teevad krooks. Teeme ühe krooksu veel, jaa. Krooks. No natuke valjemini palun, jaa. Krooks. Hellade konnadega on tegemist, sellest ei ole midagi nüüd. Tulebki pöörduda Piip ja Tuut kloonikontoris. Just, meil on oma mängumaja. Piip ja Tuut teatri ja mängumaja, see on Toompeal. Toomkooli 13. Just. Ja me oleme olemas ka kodulehe peal piipjatuut.ee. Me saime praegu ühe... Just praegu tuulelohe. Tuulelohe saime näiteks. Väga suur aitäh sulle. Aitäh, Villu. Villu oli muuhulgas ka väga hea trikitegija. Me tegime Villuga akrobaatikat väga hea. Hea meel teid tervitada Tallinna Puuetega Inimeste Koja nimel. Rõõm on näha, et teid täna siia on kogunenud nii palju. Ilm samuti soosib seda, et väga hea meel on täna avada siis Mella ja Diana ühisnäitust, et Tallinna Puuetega Inimeste Koja teise korruse koridoris on alati meil väga emotsionaalsed, värviküllased näitused olnud ja seegi näitus ei erine selle poolest, et tõesti kevad on tulemas ning samuti ka see näitus rõhutab seda, et toob välja päikest, toob välja sellist elurõõmu ja sellist helget optimismi tuleviku suunas ning seepärast ma annaksin meie tublidele autoritele üle ka Tallinna Puuetega Inimeste Koja poolt väikesed kevade sümbolid, et Mella sinule selline kollane lill, suur aitäh ja parem annan sinule. Võite lapsitada. Ja Diana, sinule ma annaksin sellise roosa ja rohelise kombinatsiooni ja samuti suur aitäh. Enamus siin viibijatest teab, kes ma olen ja kuidas ma pintsel varba vahel maalin. Peale maalimise on mul veel palju ameteid. Üks hiljuti tekkinud amet on see, et mina kui kõnevõimetu juhin raadiosaadet Tehnikasajan, mis sa ikka teed. Aga täna avame ühisnäituse Dianaga ja tegelikult on see meil 3. ühisnäitus. Lai parāda jums savas gleznas, kuras es esmu zīmējusi. Tal on rõõm siin olla ja tutvustada oma maalidega, mis ta on maalinud. Tal on rõõm olla selles linnas. Es gribu pateikt lielu paldies Sarmai Freibergai. Man ir galvaniņa. Tahan öelda suur tänu Sarma Freibergat, on väike kingitus. Par palīdzību. Aitämisest. See on suur rõõm. Isale antakse ka sõna. Mis ma siin öelda tahan? Ma tahan öelda vist, ma arvan seda, mis Müüliski oleks öeldud, et suur tänu teile, selle maja inimestele
et sellise suurepärase võimaluse andsite, et selline ühisnäitus korraldada. Ma tahan öelda seda, et meie šefid või meie head sõbrad Lätist, Diana siin ja see näitus, mis oli Riia linnas, Spitse, see oli ka suurepärane, see on selline koht, aatrium, kus käis võib-olla päevas läbi 1000 inimesi ja nad nägid siis seda kunsti ka seal. Ma arvan, et Meelis ja meie pere poolt öelda Dianale edu. Ta hakkab lõpetama gümnaasiumi, tal on ees eksamid. Aga nii noor ja andekas inimene, täna ma küsisin ta käest, et kas kõik on 5. Ja ta ütles, et ei, kõik on 10. Tuleb välja, et neil on 10-palline süsteem, siis hindamisel. Ja, aga ma seda ei teadnud, nii et jälle üks uus kogemus on Lätimaalt teada. Me soovime oma pere poolt ja ma arvan, et ka näitluse külastajad, et sa edukalt teed need eksamid ära ja siis juba lähed teie vaba inimesena maalima. Poolt ja kunstnike poolt, palju tervist ja edu. Nii, sulle, palun.